Tööle asudes arvasin, et muutus tähendab vaid käigu vahetamist, kuid selgub, et muutus toimub meie ärivaldkonnas. Minu töö suunab kõike, mis on uus ja mida võib oodata tulevikus. Suured väljakutsed, neid on piisavalt, kuid meie töö hõlmab ka suuri avastusi, leiutisi, täiustamist. Kõik see ongi muutuste aluseks. Asusin sellele ametikohale, et liituda meeskonnaga, kuid mul polnud õrna aimugi, et meeskond on sama suur kui planeet. Arendades transpordivaldkonna võimalusi, mõjutame kõiki üle maailma. Küsige näiteks ehitajatelt, õpetajatelt või unistajatelt. Nad arvestavad maailma kõige ohutumate ja puhtamate veokitega, mis võtavad igast kütusetilgast maksimumi, et pigistada välja enam kasumit ja soodustada arengut. Tegelikult ei ole veokid meie tegevuse kesksel kohal, vaid hoopis inimesed, nende äritegevus, unistused, tulevikuplaanid. See ei ole pelgalt veok, mis veab koormat. See on sild, mis ühendab mandreid, ideid ja täiustusi, mis muudab maailma. Kilomeetritest saavad kilovatid. Suurem ohutus tagab suurema tulu. Puhtam transport, puhtama keskkonna. Nii palju on kaalul ja peame tegutsema koos. Mitmekordistama sõite, et luua uusi töökohti, paremaid tooteid, suuremaid ideid. Igas valdkonnas kõigi murranguliste uuenduste juures on meie veokid alati keskpunktis. Meie viime asjad lõpule ja muudame uue võimalikuks. Tänapäeva väljakutsetele vastamiseks ei vea me ainult asju, vaid kanname edasi avastusi, ajurünnakuid ja revolutsioone. Mis on järgmiseks? Teame, kust see tuleb. Kõikjalt. Koos loome tulevikku. Ees seisvad väljakutsed, need on tohutud, kuid kaugeltki mitte nii suured kui muutused, mida koos loome. Tööle asudes arvasin, et Rootsi on maailma teises otsas. Kuid veokit juhtides märkasin midagi. Ümmargusel planeedil ei olegi otsa. Ei ole ka meid ega neid, vaid lihtsalt inimesed, kes töötavad arengu nimel.